Noh, on siin valgust ka. Oil change 12 päeva. Aga mul kodus kõlarites käib juba ammu. Mul tuleb hooldus. Millal saab aega? Millal teed ära? Tegelikult oleks autol vaja talverattat alla panna ja tegelikult oleks vaja tulesid vaadata ja Magnus sõitis selle autoga nüüd siin Kulpiloho võistluste ajal ja ta ütles, et rool on natuke viltu. Ma nüüd vaatan, et on jah. Enne ei pannud tähele ja häirinud, aga nüüd ma ei saa üldse sõita. Täitsa viltu on. Et tööde list on pikk, et ma olen võtnud siis täna Mari auto. Lähme tegeleme nende probleemidega, vaatame, mis me kõik ära teeme. Ja mul tuli siis veel üks geniaalne idee, millest ta on mulle veel rääkinud, mida ta soovib ja tahab. Teeme siis varajase jõulukingituse ka Marile, et lähme ühte kohta. Nii et algab see teekond. No nii. Kas mis koosolek teil siis enne? Sul töö? Ikka koosolek. No sul see kell näitab jah, et mis seal näitab. Ta tegelikult on 5 minti aega. Enne ei liigutata jah. Oota, mis 5? Vaata, 9.30. Mine pekki. Oligi nii või? Kuule töö, Joppen puhne. Mingi Altura värk. No tund aega varem või? Tulede reguleerimine. Teate, nellega on üks huvitav vigur, et tänapäeva autod on aetud nii targaks, aga nad ütlesid, et tegelikult see on juba vana see kotlet. Aga rattad on ka ju karepõi peale. Meeletu läbi. Vaata, nendega ei saa sildega teha või? Ma pärast, kurat jah, pärast panen tagasi nüüd maha siia ei jätta. Miks ei saa niisama reguleerida? No saab küll tegelikult, aga nendel on kõrguse andurid ja xenonid ja siis sa pead arvutiga vist panema mingi 0 punkti paika ja siis saad alles kruttida, jah? Aine? Et need ei ole need vanad tavalised halogeentuled, et sa paned seina peale, need on targad tuled. Ja sellepärast ongi häda, kui sa paned velgedega talverehvid ka sinna pagassi, siis see auto kõrgus muutub ja siis tulede regulatsioon muutub. Et tundub väga lihtne töö, aga tegelikult peab taustal teadma väga palju asju. Ja sellepärast tulebki tulla spetsialistide juurde. Mitte minu. Mitte sinu või? Sa ei olegi spetsialist või? Vaid ikka. Näe, uhke aparaat on. Ja siis pannakse tehase toega see OBD värki järgi ja et ega tehased teevad kõike selleks, et minusugused ludrinäpud seal oma garaažis kõiki asju teha ei saaks, et esindusse kõik raha viia natuke. Mingi kopik ikka tood. Kas siin kehtib vampiira sooduskood? Selle seadmega peaks saama neid kallid, siis maatriks tulesi ka reguleerida. Maatriks tuled on need, mis tekitavad neid kuubikuid ümber auto, kui teine auto vastu tuleb, siis see peegeldab. Teeb pimedaks nagu selle ühe koha. Täitsa lõppreis, kus ikkagi tehnika areneb jälle. Ja põhimõtteliselt margi järgi valida, mis auto sul on. Ja. Porsche, pane Porsche. Porsche. Ossa poisse. Ja siis lihtsalt võtad siit ühe tule ja paned näiteks. Vilmima või? Kuule, päris hästi keeratud Karelin ju. Ja nüüd siit näitab, kuhu poole reguleerida vaja. Ossa kurat. Vana, kas teil see, vana aparaat on Kalles, ma tahtsin öelda, kui Karel siin töötas, vaata. Siin on, näete, vesilood, siin olid mingid korradi need, ta luges, kui tugev tuli on, siis pidid vaatama ise mõõdulindiga mõõtma kõike tegema. Vaata, kus asjad on edasi arenenud, siin öeldakse nüüd põhimõtteliselt millimeetri ja protsendi täpsusega, mida kus reguleerida. Elo Pooskule, palju maksab? Ei, see on päris rets, jah? Päris rets hinda? No ikka, jah. Nagu 5-kohaline number või? Ei, 4-kohaline, aga mitte 1000. Ahah. Et seal on veel variatsioonid, et kas sul on originaaltähis peal, seal ei ole. Selles mõttes Vaagi originaal on tegelikult samasugune maha oma, aga not sponsored. Noh, money shot pole. Korras. Oli linnuke. Jaa, linnuke, jah. Aga tea, mis huvitav on nüüd või? Laoks rattap pagassi tagasi, näitab, kui oli vahetama. Huvi pärast võib ju vaadata, siis saab nagu reaalselt näidata võib-olla, et
et kui te mõjutab see, kui tal on mingi pahv pagassis. Jah, kui te sõidate maale kogu aeg ja viskate kõik koerad, lapsed ja moosid ja kartulid ja kõik, mis te sealt peate edasi-tagasi peale, siis teil auto tuled võivad näidata taevasse. Aga vaatame, kas see... Te peaks tegelikult automaatselt ära reguleerima. Jep. Korrigeerib, jah. Läks nagu punaseks, nüüd on punane veel, kollane. Tuledel võtab natuke aega see, et korrigeerida, aga muutub näete, jah. Mechanic Life, vaata, inimesed, kui autot remonti toote, siis tooge ilma asjadeta. Hulka lihtsam. Mekaanikul ka lihtsam. Kunagi käisid soomlased, kes ostsid siit Alko 1000-st kõik need maailma kastid ülled ära ja siis pandi need pagassi ja siis tuldi see, et varga võti on seal all. Viska kõik tühjaks. Aga nad on nii osavad Tetrisel adumises, päris keeruline oli pärast kohvrit kõike tagasi mahutada. Ja mis tagasi mahtud, need jäid meile. Järgmine sektsioon, sillapink. Margus on ka teile tuttav. Mannergu sõidust, kui kuskilgi äkki. Ja klient kurtis siin, et rool on viltu. Kas neid siukseid kliente käib palju või? No satub ikka, jah. Satub, jah. Et inimestel on ikka häda, et rool saab viltu minna tegelikult paljude asjadega. Et kui eelnevalt näiteks on natuke kehvasti silda reguleeritud või on kuhugi äärekivisse sõidetud või ma ei tea, kui rehvid. No rehvid kuluvad selle tagajärjel juba ära kehvasti, et sild on paigast. Aga siin on nagu rehvid korras, aga see rool on minu arust auto ostes peale viltu olnud ja nagu ma ütlesin, et Magnus käis sellega sõitmas, ütles Marile, et miks sul rool viltu on ja siis Mari räägib mulle, et nüüd, et on jah viltu, niimoodi häirib. Aga eks ta natuke naljalt ujus ka, et vaatame siis sillapingis üle, mis siin on ja kui vaja on, siis saab paika kruttida. Maril on rikapill või? On küll, jah. Kalded on ees tõesti selle jõhkrad autod. Ma olen isegi kunagi vaadanud, vaata, kui me siit filmime seda nüüd. See on näha või? Ratas on tegelikult jah, suhteliselt nagu kalde all, et see on nagu rinkapill. Aga huvitav fakt on see, et sellel autol ei saa eest kallet reguleerida normaalselt. Nüüd on küsimus, kas keegi on siia pannud mingid valed õõtsad, sellepärast siin ei ole neid kohtasid või on käemnikud valed või on üleval midagi tehtud. Mis auto on nii madalaks lastud, et see on sellepärast paigast läinud. Kurat, nagu tundub, et S-Line'i originaalvedrustus on ka, ma ei saa aru. Aga tagant on ka natuke paigast. Kohvujooks on natuke. Okei, selle saab paika. Jah. Näed, juba tulevad rohelised tuled kõik. Õnneks poldid liiguvad või? See nagu liigub. Uskumatu või? Tavaliselt need jäävad kõik kinni, on ju? Tüüp viga. See liikus sagedus. Tagant oli üks asi paigast. Mida teha esimese otsaga? Tuleb natuke lahku keerata, siis kompenseerib ja võib-olla siis ei uju nii palju. Ujub ka praegu. No natukene, mina ütlen, et rööbaste peal on. Ta on praegu paigast ära. Ta on paigast ära, ta on kokku jooksen ka, jah. No see panebki ujuma. Eks see rool oli ka viltu, vaata, ma ei tea, see paitseb sellepärast ka, vaata. See pannakse loodiga paika, seal on ka tehnoloogiat. Seda ma ei jõudnudki näidata. Aga saame ta kindlasti paremaks kui varem, nii et Mari ära muretse, vaata, Mari ei tea veel kõiki neid üllatusi, mis siin toimub. Ta näeb ka kõike tagant järgi, et seekord ta ei tulnud ise autot hooldama, et ma pean kõik asjad ikka ise ära tegema. Koos siin koos abijõududega. Tipsti ja valmis. Aitäh Margusele. Kiire töö eest. Oli paigast ära, nii et info on kõik õige. Pink ei valetanud. Järgmine peatus, nüüd lähme sinna Vampiraja servistisse. Hakkame seal edasi nokkima, et siin tuli veel üks üllatus välja. Lisatööd. Ühest garaažist teise ja see ei ole veel läbi, me läheme kolmandasse garaaži ka. Ma käisin seal Forsis on ju ja siis Alex vaatas mul seal neid veakoode ka veel oma professionaalse selle diagnostikaaparaadiga ja siis ta ütles, et seal mootoris on probleem. Me saame siis seda sama skänni teha
ka OBD11-iga, et üks võimalus ongi käia kas margi esindustes või järelturu esindustes, kus saab autot kontrollida ja skänni teha. Ja teine asi on see, et kui sa oled ise huviline ja tahad ise olla natuke õppida selles maailmas, siis sa saad tellida endale OBD dongli, kasutades Vampiiröö sooduskoodi, saad selle soodsamalt ja saad ise natuke õppida ja häkkida ka. Kasulik abimees, kui te ise natuke tegelete autodega, et ei pea ostma alati kallist seadet, vaid piisab nutitelefonist ja OBD donglist. Nii, 6 veakood leidud. Nii, lähme mootori alla, millele vihjas mulle Alex Force'is siis, et nendel autodel on üks tüüpviga ühe õlisurve anduriga. Oil pressure regulator valve on viga, näete, annab siukest viga, mis on just hiljuti siia tulnud ka, et kui me vaatame kilometraaži, siis siin salvestatakse seda ka maha, et see ei ole väga kaua aega tagasi tekkinud, põhimõtteliselt ma vaatan, mis see on siis 150 kilti tagasi või? Ehk mingisugune alge ja selle jaoks tuleb ära vahetada üks klapp. Ma võtsin Force'ist kaasa, kuna Dünosse on minek. Oi, ütlesin ära nüüd, jah. Jah, Villeri juurde Reistuuni Dünosse läheme selle autoga. Siis ma ei hakanud Trodost tellima, vaid võtsin Force'ist kaasa juba, et sellega on kiire, sellepärast see võib juba mõjutada mingeid asju. Nii, kuna me hakkame seda vahetama, siis ma kustutan selle vea kohe ära. Väga lihtne. Ja siin oli lambda viga ka, mis võib olla natuke seotud sellega, või see oli nagu intermittent, see tähendab ajutine. Inspection. Paneme 365 päeva peale. Siin tuleb mitu plokki läbi siis nii-öelda klõpsutada. Oil change interval. Küll uuesti karjuma hakkab uuesti. Oh! Kas õnnestus? Vaikus. Ja et kes tahab endale ka mänguasja, OBD11. Kõik lingid leiad alt. Kõige hullem koht ei ole. Küsimus on see, et lihtsalt kas ta ka tuleb vabatahtlikult välja. Võtame siit need pistiku eest ära ja lahti. Ja siis me saame selle kuuma katte kätte. Teie jaoks ongi 5 minutit. Aga meil võib siin minna 50. Nende asjadega ongi see niimoodi, et liigub. Tavaliselt sa võid selle kinnitusmutri lahti saada, nagu praegugi vaata. Isegi pesas käib ringi. Aga kas ta päriselt ka välja tuleb siit? Tuli. Seekord vedas. Siuke õlirõhu surveandur on tänapäeva uute autodel. Reguleerib siis õlisurvet vastavalt vajadusele. Et kui teil ei ole õlisurvet nii palju vaja, kui te kruiisite, siis see võtab nagu mootorist vähem jõudu ära, energiat. Et ise ennast ringi ajada, siis see tänu sellele öko-möko on see, võtab vähem kütust ja siis aitab teil automootoril justkui, ma ei tea, kas kauem elada, aga ökonoomsemalt elada. Aga kui see klapp jääb ühele äärmusesse poole kinni või midagi, ta ei tööta, siis võtab auto lihtsalt palju kütust ja teine hetk on see, et kui ta jääb sinna madala rõhu peale kinni, siis annate pähe, õlirõhk ei ole piisavalt ja võib mootor katki minna. Aga targad kompuutrid oskavad seda juba ette näha, et kui see töö ei ole piisavalt efektiivne, siis ta hakkab viga andma. Nüüd paneme uue anduri sinna, kuna see viga andis, siis siin on sõel otsas. Vaata, disain on teistsugune, üks on originaalosa, teine on B-osa nii-öelda, aga tootja võiks originaal olla, vaata Mersu märk on siin. Viis või 40, liikuv mulli, 5 või 30. Kas teha 2 poolikut kanistrit või lasta üks ära ja teha 1 poolik juurde? Maailma tähtsamad küsimused. Teeme põhja peale.
Siin on see hästi äge vaagi auk jälle, siit ei lähe ju õli alla, mul läheb siin 3 päeva jälle. No ei või teha normaalseid auke. Miks te kiusate neid mehaanikuid? Kuule, ostke ära, tegelikult pill on ju autodiileris müügise. Nüüd saab varsti võib-olla siis selle softi ja Pops & Bankside asjadega. Kurat, peab hinda midama muutma uuesti. Vaata, Liquimollil on selle peal kaasas see õliklepsu koht. Paneme noole või 3 nurga kuhugi. Kurat, see ei sobi kuhugi poole niimoodi. Panen niimoodi. Viimane katte peale ja ühe asjana veel selles mõttes, et meil olid siin juba ühe töökülmad ära ja klaasipesu ei töötanud, siis on olemas Liquimollil kontsentraat jälle, vaata, see on kuni -52, kui selle sisse valad, siis võid sinna kuradi Lapimaale jõuluvanale külla minna. Aga siin on suvine all juba, siis me paneme törtsu peale, näed, siin on näiteks 1 osa seda, terve pudel ja 2 osa vett, siis sa saad -9 või 1 ja 1 saad -17. Seda saaks Audisse ka kallata. Ei, kurat, see ei põle vist raisk. Ühe naljane teeb niuke veel värgi, et siin on suvekad all ju tegelikult ja teiste velgede peal on lamellid ka olemas. Siis me vahetame need ära siin ja siin on ju flantsid ka vahel, et siis on arti juures vähem tööd, et õiged rattad on auto all juba siis ja siis mehed saavad sealt rattad ära võtta ja sinna uued lamellid peale panna. No kus on ikka flantsi vahele pandud, et oleks ilus. On tellitud selline. On tellitud. Muidu ratas on liiga koopas ja auto on ju kole. Aga nende velgede offset on siuke, et kui me selle praegu alla paneks. Me korra just proovisime ka, siis ta näeb ikka väga hot boy välja. No. Ikka natuke üle ääre. Natuke või? No ikka väga natuke palju. Tuleb ikka flants ära võtta. Et välja ET on tähtis. Kes ei tea, mis on välja ET, guugeldage, saate teada. See tähendab seda, kui palju on velg sisse välja. Nüüd jäi see sinna külge. Oli vaja jantida. Kõik puruks. Sõidad siin käed lahti niimoodi, testid pärast võid Marile siukse auto tagasi. Aga tegemist on õnneks ikkagi ühe kaarvertiga, kelle väljavõttega. Et autodega ikka juhtub õnnetusi ja ongi siin Mari unistuste auto, äkki ta jõuab ka unistusteni, äkki Karel saab aidata nendel teekondadel. Siin on üks sama kere peal, sedaankerega, siis õige mootoriga RS3, 2,5, täpselt samat värvi. Võt see oleks kõva nali, kui hoolduse käigus oleks vahetanud autol numbrid ära ja olekski saanud A3-st RS3. Noh, nii rikas Karel veel ei ole, et saaks siukseid kingitusi teha siin oma elukaaslasele. Aga kes teab, kunagi äkki tulevad miljonid, rahajõed, kasutage Vampiro ja sooduskoodi Kaarvertikalis ja kes teab, äkki kõik on võimalik. Kaarvertikal ongi siuke koht, kus saate autode ajalugu vaadata, siis näete, üks S3 on teinud paugu. Kuule, tal on täpselt samasugune see telefoni hoida. Kuule, alge juba, see on mingi hea märk või? Aga kurat, kahjustus on nii kõva, et tegelikult ei ole väga hullu. Vaata, mis see on siis. No Lansekas natuke, no väga hull ei ole tegelikult äkki ju. Või äkki on või? Ilmselt on see müüdud, kes teab, kui vana report see on. Hoitavinn see auto ajalugu kindlasti kontrollida, kui te ostate seda, eriti äkki nukeste uhkete ja edevate autode puhul, et nendega on ikkagi ju kiirused suuremad, mis siis pidurid on head, aga füüsika seaduste vastu ei saa. Seisma on alati raske jääda, hoo peale lähevad nad kõik. Nii et kasutage siis Vampiro sooduskoodi, lingid leiate alt. Järgmine teenindus, järgmine koht, järgmised võtmed. Tšau. Tšau. Et ma käin igas sektoris, iga valdkonna professionaalid nii-öelda. Ja nüüd ma olen siis jõudnud Racetune'i, kus tehakse autodele ajupesu või? Ajupesu või? Sa oskad seda viisakalt, hea sõnastus, sa oskad seda viisakalt sõnastada. Ütleme, rahvas ikkagi teab seda väga hästi chip-tuninguna. See on nagu vanast ajast külge jäänud, millest sõnast ei saa lahti, et tegelikult täna on ikkagi remap, ehk siis me kirjutame aju. Vanasti oli tõesti see, et sa võtad aju lahti, joodad kiibi välja, paned uue kiibi sisse, kus siis on tuuning peale ja siis paned selle aju kokku ja loodad, et see siis sõidab ja lähed proovima. Täna on asi lihtsamaks tehtud, enamus autot saab ikkagi OBD-ga, aju suhtleb, kirjutame, teeme.
ja siis see protsess on lihtsalt palju kiirem ja meil on suurem ülevaade, me saame logida, teha asju nii, et see on ka nii-öelda kliendi jaoks turvaline. Et Mari on siin unistanud ka väiksest Pops & Banksist ja ta võiks natukene teravam olla, et noh, ta tahtis osta ka endale S3 ja RS3 on ju, aga noh, rasked ajad, alguses tuleb leppida siis Audi A3-ga, aga äkki saab teda natukene siis ergutada, et mis variandid selleks on, kui inimene on tõesti aastaid oma autoga sõitnud ja ta tunneb, et no natuke võiks tegelikult juures olla, aga ülejäänud auto sobib, aga kas saab siis midagi teha või? Oleneb mootorist, aga ütleme nii, et kõik ülelaetud mootorid reeglina ikkagi saab. Ja vahet ei ole, on ta siis sul seal 1 liiter või on ta sul seal, ma ei tea, 4 liitrit topeltturbodega, kompressoriga. Ja enamasti ikkagi on võimalus. Et kui palju, see sõltub nüüd jah, täpselt autost on ju mootorist. Et sinu puhul siis täna A3 2015 ja 1.4 turbo. Sinuga läheme Dünosse. Ongi vaata, selles mõttes ongi, sa rääkisid Remapist, et ma saan aru, et kui teie juurde tulla, siis teil on erinevad just kui nagu paketid või stepid, mida teha. See sõltub ka natukene autost jah, et alati tasub küsida, helistada meile, mis saab teha. Kodulehel on ka infot olemas, aga enamasti ütleme nii, et kui sul on täitsa originaal rauaga auto, siis ikkagi siukene stage 1 ehk siis esimene võimsusaste on siukene kergem optimeerimine. Seda saab teha ja seda saab enamasti teha ka ilma Dünota. Et sul ei ole vaja päev otsa raisata seal Dünost endis, et seda autot seadesse panna, sellepärast et juba on baasauto peal see tehtud, sul on juba teada, palju see auto kannatab, palju me sinna juurde saame panna ja see protsess on kliendi jaoks odavam, kiirem ja lihtsam. Aga kui on vähe keerulisem, ütleme auto, eks ole, reeglina sellised eksklusiivsed autod, Porsched, Audi S-mudelid, RS-id, nendega me alati läheme Dünosse, sellepärast et seal on seadistamine keerulisem, autod on keerulisemad ja seal on vaja rohkem tööd teha. Aga kliendina ma saan ise ka valida siis, kas ma tahan seda Remapi pange peale, ma olen ise proovin on ju, või siis, et ma tahan tegelikult saada enne ja pärast justkui tulemus ka või? Jaa, see sõltubki, ütleme nii, et on ausalt öeldes enamus kliente, keda see Düno üldse ei huvita. Temal on oluline see, ütleme, rahvakeeli tagumiku tunnetus, et ta saab aru, et seal on nüüd juures, auto liigub paremini, on kiire. Aga on ka kliente, kes on väga numbrites kinni, need on enamasti ikkagi sellised, ütleme, asjatundjad või siis võistlusinimesed. Ja täna siis Karelile pakutakse siin Mari auto peal siukest vähe edasijõudumat programmi. Just. Et me lähme siis mõõdame nagu teile video mõistes ka ära siis enne ja pärast. Aga ma isegi täna nagu tulin siia natuke proovisin, siis 110 kilovatti on ju seal on. Ma ei tea, äkki on juba keegi näppinud. Kas te seda suudate ka tuvastada nagu enne töö alustamist või äkki inimesel on auto ostnud, ta ei teagi, et seal on juba ja siis ta ei saagi äkki midagi. Jaa, on ette tulnud. Päris tihti on see, et klient ongi just äsja auto soetanud endale ja ta tunneb, et ma tahan ikkagi juurde. Ja ta tuleb meile ja seal on tegelikult 2 võimalust. Me loeme tarkvara välja, mis seal peal on. Me analüüsime seda, me juba näeme, et kui seal on, see ei ole enam originaal. Teine võimalus on see, et sa panedki auto reaalselt Dünosse ja mõõdad võimsuse ära. Ja sellest on ka näha, et kui on ikkagi reaalselt võimsus suurem, no siis on kahtlus, et seal on midagi tehtud ja siis me kombineerime seda 2 nii-öelda tööd. Üks on tarkvara analüüs ja teine on siis mõõtmistulemus ja sealt me saame siis teada, mis tegelikult autoga toimub. On juhtumeid, kus see tarkvaraga on auto aeglasemaks teinud. Et kliendil on T-tuning nii-öelda, et kliendil on vähem võimsust tegelikult kui originaalis. Meil on paar sellist juhtumit täitsa olnud. Ja on ka juhtumeid, kus on väga hästi tuunitud ja sellisel juhul me lihtsalt kliendile ütleme, et teie auto on seadistatud juba, sealt rohkem võimsust välja võtta ei saa ja see seade on korralik, ohutu ja üldiselt me kliendilt olen lihtsalt võtnud sellise diagnostika raha ja tal on teadmine, et tal on vähemalt korralik tuuning. Ei ole ainult automootori tarkvara optimeerimine täna mingi teema, vaid tegelikult sellel Mari autol on ka DSG käigukast. Just. Ja mis nagu pulli ja värki sellega saab teha, et ma olen kuulnud, et need autot saab panna peeretama. Jah, nii-öelda DSG farti tegema. Sul on
õigus, kodutöö on tehtud, et tõesti topeltsiduriga käigukastid on jah, täna on tuunitavad, et seal on kaks asja. Esiteks on käigukastis samuti piirajad, väändepiirajad enamasti ja kui me nüüd tõstame sul mootori võimsust ja käigukasti ei seadista, siis tekib olukord, kus see käigukasti piiraja võib sul selle väände ikkagi ära annuleerida, enne kui see jõuab sul rattasse, eks ole. Okay. Ehk need käivad ikkagi ka käsi käes? Ja enamasti küll. On ka autosid, millel täna DSG-le ligi ei saa, kuna on uuem tarkvara või midagi, siis seal lihtsalt seadistatakse sellise piiriga, et see kast siis segama ei jääks. Ja siis lisaks sellele on ka tõstame siduripakkide survet. See tähendab seda, et kui me tõstame sul võimsust, siis kast ikkagi suudab selle võimsusega toime tulla, et ta ei hakka libisema. Muidu tekib lihtsalt kulumine. Kurat, no nüüd on nii võimas pill saab vaata, et esiveoline on, nüüd see ei hakka maha, nüüd siis hakkavad uunima, pane 4D4 veolised. Jah, siis hakkavad uued hädad, pidamist ei ole. Ja siis nagu nende asjadega ikkagi kaamas läheb verele, siis saab juba kuulerid vahetada, suuremaid turboid ja nii edasi, et see on siuke lumepall, mis võib veerema hakata. Üldiselt on, jah. Aga see on niuke äge lumepall. See on hea hobi. No ma arvan, selle üle on Mari väga õnnelik, et ta ise ei tea veel, see on kõik üllatust talle, see on nagu varajased jõulud. Ma viisin auto nagu õlivahetusse ja väikest servisit tegema, aga seda osa ta ei tea. No kellel ei meeldiks väike üllatus. Ta on sellest mulle rääkinud, sul on ju seal tuttav Viljar ja Reistun, et kas ei saa siis kuidagi? Noh, nüüd saab. No teeme. Liitraasi on vähe. Mis see on? Mahlapakk või? Jah, siin peaks olema see 2,5 vahel ja. Aha, RS3 või? Jah. Ma ei usu, et seda päkapikud Marile toovad. Oleme Dünosse minekuks valmis. Ja mis siis klient peaks teadma, kui teile auto tuuakse? Tegelikult on meil soovitusi küll, et esiteks võiks olla paak täis kütust ja kvaliteetset kütust ja bensuka puhul kindlasti 98. Teine asi, mootori õlitase võiks normis olla, seda me ise alati ka kontrollime ja enamasti ei ole see normis. Siis me lahendame selle probleemi ise, aga klient saab juba seda ennetada. Kuna Dünos on kiirused suured, 200 pluss kohati, siis võiks olla rehvid korralikud, vastata kiirusindeksile ja pahatihti on ka ette tulnud seda, et klient tuleb Dünosse kulunud rehviga, kus on niidid asjad väljas. Et see kindlasti teeb palju pahandust Dünos, kui see katki läheb. Et sellise rehviga me autot Dünosse ei pane. Talvel on probleemiks olnud naastrehvid, naastrehviga samuti Dünosse ei saa, lamelliga lubame, et see ei ole probleem. Auto võiks puhas olla, kui tahad mehaanikule head meelt teha, et ei kriibiks midagi ja töömees jääb ka puhtamaks. Meil on konksud olemas enamus mudelitele, aga klient võib näiteks, kui tal on olemas autost konksud välja otsida, meil teeb see töö kiiremaks ja mugavamaks, et me ei pea tema autos seal tuuseldama. Et kas me neid kasutame, ei kasuta, see on nüüd töömehe enda otsus, aga abiks on ikka. Ja see teeb lihtsalt töö sujuvamaks, kiiremaks ja kliendile ka selles mõttes soodsamaks. Dünos käidud nagu naksti, et ühe auto tegemine ikkagi võib võtta päev või pool päeva lausa? Võiks arvestada, et pool päeva kuni päev ikkagi läheb, et olenevalt autost ja keerukusest. Vahest on ka probleeme, läheb kauem, mõnikord läheb lihtsalt. Sinu auto puhul läks täna libedalt. Kõik sai ühe korraga, ütleme nii, tehtud, mis soovid olid. Probleeme ei esinenud. Probleeme ei esinenud. Kõigepealt siis auto tehniline seisukorra kontroll, et kõik korras oleks, auto tervis on hea. Siis võõndsite ka vist kiirendust, et oleks siis pärast võrdlus enne tuuningut ja pärast. Ja siis juba olime otsapidi Dünos. Et Dünoga ongi see, et alati jääb kliendile dokumente, et Düno graafik, selle ta saab endale kaasa. Kui ei ole nüüd auto Dünos, teeme ilma Dünota auto, siis me alati anname ka kliendile tegelikult sertifikaadi ja kuhu me paneme siis auto andmed, jõud ja siis ka kiirenduse, mis me oleme mõõtnud. Et kliendil oleks mingi tõestusasi olemas. Tulemuse numbrid siin on, et päris muljet avaldavad või? Jaa, 110 kilovatti on sul passis, 110, sealt päris välja ei tuld, saime 96, see on siis mootorist kilovatti ja väänet 263. Aga arvestades see on 300 000 sõitnud auto ka juba. Ja natuke peabki kaduma või? Natuke peabki kaduma ja ütleme nii, et ega kõikidel autodel ei olegi originaalvõimsust kunagi näidanud, et
see on nii ja naa, mõni näitab rohkem, mõni vähem, mõni näitab väga täpselt. Et tegelikult on kõik hästi. Tuunitud ta varem ei olnud ja tegime siis sinna seadistuse, saime 123,4 kilovatti ja 313,7 väänet. Et päris korralik tulemus ja kiirendust siin poisid käisid ka uuesti mõõtmas. 11,7 originaalis ja 9,8 praegu. Et see on siis, see oli 40-st? 70-140-ni. Okay. Päris korralik vahe ikkagi. Ja 0-100-ni sai ka mõõdetud 9 sekundit originaalis, 7,8 praegu. Lihtsalt 0-100-ni, miks me ei mõõda, pahatihti inimesed küsivad, et seal tekib jälle pidamise küsimus, on ju, talvel on libe, märg, meil ei ole mõtet lihtsalt mõõta, me ei saa adekvaatseid tulemusi. Võib-olla Karel paneb graafiku suuremalt ka pärast videosse, et graafiku pealt on tegelikult näha ka, et originaalis see auto algus ja ütleme pöörete lõpus ikkagi kukkus ära võimsus. Et nüüd on see, et see võimsus on ühtlaselt ja hoiab ka lõpuni välja. Aga täna me tegime nüüd düno asja, aga mida veel Racetunis teha saab? Tegelikult täna ütleme 2020 pluss masinad on pahatihti, ajud on lukku pandud. Näiteks BMW-de puhul on meil lahendus olemas läbi koostööpartnerite, siis me saame neid avada. Ja Mercedese puhul samuti. Et Saksamaal tehakse aju meie jaoks lahti ja me saame siis pärast kõiki neid programmeerimisi ja asju teha. Ja lisaks siis ei ole ju ainult võimsuse tõstmine, et mõnikord klient soovib ka sükest ökonoomsust taga ajada, et siis me pakumegi ka nii-öelda ökotuuni. Lisaks sellele igasugused start-stopid, mis täna tegelikult ütleme Eesti tingimustes on ju mootorile kahjulikud, on ju. Neid saame maha võtta ja Äätlius tahmafiltrist ei hakka isegi rääkima. See on juba lihtne ja elementaarne. Jah, elementaarne on ju. Ja ütleme kiiruse piirajad näiteks saame tõsta, mõni soovib lõppkiirusvõistlustel osaleda oma autoga. Ja samuti on küsitud ka kiiruse piirajad madalamale panna. Need on tavaliselt siis rendiautod olnud. Okay. Et selliseid asju saab teha. Nii et tasub kõike küsida? Jaa, alati tasub küsida. Et iga autoga kõike teha ei saa, aga et kindel olla, siis helistage, kirjutage. Et kui te tahate nüüd ka tulla tuunima autosid, siis Vampiro ajupesu sooduskoodiga saab mingit soodustust ka, et mis need paketid üldse täna on, et millega tuunida saab? Jaa, lepime kokku, et ajupesu koodiga saab siis 25% soodustust. Ja ütleme nii, et vanemate autode puhul tavatuuning algab seal circa 400 eurot. Ja selline pakett, mis siis täna sinule sai, sellised hinnad on seal ütleme Dünos 800 alates. Te tahate ise konkurente endale juurde teha, et Düno Pink on tegelikult müügis või? Et teile tulevad uuemad seadmed? Ütleme nii, et veel avalikult müügis kuskil üleval ei ole, aga jah, et kellel natukenegi huvi on, tegelikult võib uurida. Et meil on siin plaan soetada endale uus Dynostend ja lisaks siis kõigele on meil ka Pärnus uus edasimüüd. Et Pärnu inimestel natukene elu lihtsamaks teha, et varsti kohe on ka info meie kodulehel olemas. Et saab siis vaadata, kes seal Pärnus tegutseb. No vot, nii et kõik Racetuni kodulehele, vaadake, mis te leiate, sealt seal on väga palju infot. Ja võtke siis Mallartiga ühendust, kui tuleb nüüd isu teha ka endale või enda kaasale või sõbra autole kingitus. Jõulud tulevad, ma ütlen, et enne video tuleb enne jõule välja, et te jõuate veel tuunitud auto selle kuuse alla parkida. Täpselt nii. Oleme järgmises punktis ehk täpsemalt rehvi punktis. Et kui teie siin praegu videot näete, siis ilmselt hooaeg on täies hoos, kui see video välja tuleb. Aga praegu on siuke pre-season, harjutamine käib. Praegu on juba okei või? Kuule ma vaatan, et väga täpne värk on, et kõik tõstukid on täis, et 2 minutit oli varu. Et mul oli 5 aeg ja 58 täpselt see peale, näed, ongi kell 5. Et jookseb või? Kuidas see graafik jookseb? Kas alati jookseb hästi või? Üldiselt jookseb. Aga mul on mingisugune reegel sellega, et kui esimene auto jääb hiljaks, siis läheb terve päev. Siis on terve päev hiljaks jäädud. Ei, kusjuures see kuidagi mõjutab, ma ei tea, teiste inimeste käitumist. Ma ei tea, see on mingi oma loogika. Mingi oma loogika, jah. Nii et jaa, me oleme tulnud rehvipunkti, et Arti juures kehtib ka Vampiro sooduskood, et täna me oleme siin igal pool neid sooduskoode välja hõiganud, kus mida kehtib. Igal pool on ikkagi Vampiro ja
Ootage, ei, Arti juures on Vampira 2025. Selle aasta lõpuni on veel niimoodi. Jah. Järgmine aasta teeme lihtsamaks. Teeme lihtsamaks Vampira võib-olla, jah. Et see aasta veel peate 2025 lõppu panema. Olge tublid. Olge tublid, pidage vastu veel aasta lõpuni. No palju autosid päevas või tunnis või kuidas see süsteemi loetakse? Palju sul läbi laset on sinna? Meil on 2 kohta, ega me teeme 4 autot tunnis, ega rohkem üle oma varju ei õppana. Aga no ikka pikad päevad, 10-12 tunni. Ja enamus rehvid on olemas? Levid mõõdud? On ikka, jah. Ütleme, et täna vist ei ole väga enam seda probleemi, et mingi asjad on otsas. Ma edastasin need kliendi soovid sulle, vaata, ja siis öeldi kvaliteedi hinna suhtelt on see kõige parem. Jah, pigem see hind oli väga hea. Et ta ütles, et ta odavat ei taha, et tema jaoks on ikkagi turvaline, oluline. No, mõistlik on ju? Keskklassi rehv keskklassi hinnaga. On nii või? Noh, väga hea. Mis nüüd välja tuli, et sama rehv on all või? Jah, sama rehv on kuuesti. Vaata, kui erinevad nad tegelikult on, kui sa vaatad mustrit. No üks on ikkagi blank, jah? Vaata need sooned asjad, need ikkagi ära kuluvad, noh, siin on kulunud, on. Enam talverehvit ei ole. Töö kiire ja korralik. No nagu ikka. Kaua läks? Kästis poistel siin kiiru ka teha või tegid nad tavalises tempos? Täiesti rahulik tempo. Rahulik tempo, 22 minti, siuke tavaline auto. See ongi rahulik. Me võiks ka 15 minutiga teha, aga noh, lõpuks meil on vaja ikkagi teha 1,5 kuud. Ei ole mõtet rapsida. Külastage siis Arti kodulehte ja tulge Jüriste ka, kes siin lähedal pesitseb, saate autol rattad ära vahetada. Võite kaugemalt ka tulla. No, keegi keele, jah. Käiakse, kliendid tulevad Paidest ja ikka tulevad. No näed. See täna Paidest tulla pole, siin korraks vajutad jala sirgeks ja oled siin juba. Jah, džipitud autoga eriti. No. Ma olen selle autoga nüüd siin sõitnud peale seda dünatamist, et täiesti haige vahe on ikka, et nüüd see ESP ainult kogu aeg tahabki vilkuda ja kui sa selle maha võtad, siis jõuab veel kolmandaga ka kiuksude alamelliga. Et ma ei tea, neid esirehve äkki hakkab siin nüüd nagu natuke liiga palju kuluma või ma ei teagi. Eks tuleb öelda talle, et kurat tuleb tagasi hoida, ise ostad rehve. Aga nüüd on kõige keerulisem osa, et kuidas see nagu üle anda see auto niimoodi, et me saaks seda filmida ka, seda reaktsiooni, kui ta näiteks proovib sellega sõita, kas ta saab kohe sellest vahest aru või mitte. Et kahju on see, et see popcorni värk selle mootori ja summuti ehituse poole pealt nüüd ei ole nagu nii valjusti kuulda, et ta on kuulda, aga hästi-hästi õrnalt. Tegelikult peaks selle väljalaske ümber tegema, et see popcorn ja see plärts ja see peeretus kõik paremini kuulda oleks. Aga no vaatame, ega ühe korraga ei jõuagi kõike valmis teha, ju peab midagi tulevikuks ka jätma. Kuidas niimoodi? Mina ei taha su kotletiga sõita, see on nii aeglane, et sõida ise oma kotleti. Aga päriselt või? Jah. Okei. Mis sa tegid mulle mingi tunni, kui käisid Villeri juures mootada? Miks sa arvad, et sa selle ära teeninud oled? Ei tee pops on bängsi või? Ma ei tea. Oota, aga midagi põnevat on järelikult. On või? Ma arvan küll. Midagi peab teistmoodi olema. See on nii salakavalla näoga. Miks? Ma ei tea. Minu mõttes aeglane. Mul kiire on ju. On või? Siis mul võib teistmoodi olla siin. Paak on tühjem, okei. Jah, ei pandki paaki täis, seal oli jumala palju, enne põlesid kõik tuled. Aga mul läheb natukene aega, kuni ma aru saan, sul on siuke nägu peas, et ma nägin, sa käisid mul seal dinosaur. Käisid või? Kus ma nagu lampi lähen dinosaur? Ma ei tea.
oled sina siukse muikusnaaga? Sa filmid mind lihtsalt praegu. Ei filmi. Mis ei filmi? Ma vaatasin klippe üle enne, mis meil päeval filmis. Kindel või? Võib-olla. Seal ta hommikul vuras, läks autoga ise tööle. Nägida, eile oleks peaaegu vahele jäänud. Või tegelikult jäigi vahele. Selles mõttes ma ei tea, kus ta nagu ära arvas nii täpselt, et osa Kiljarjus käin. Aga ma ei tea, vingerdasime äkki välja sellest olukorrast või kõigi ettekäärete ja valedega, mis sealt tuli. Eile oli liiklus nii tihe ka, et ega ta ei saadki ühtegi korda seda tühjaks seal vajutada. Ega ta niisama ei vajuta ka. Vaatame nüüd, las ta sõidab siis paar päeva selga ringi. Kas tuleb mingi kommentaar või ei tule? Ta on nüüd nädal 2 ringi sõitnud, kommentaare selles osas ei ole, et see auto liiguks nagu ägedamalt. Ja kõik on hästi, kõik töötab. Aga ma arvan, et ta ei ole siin isegi proovinud neid torusid tühjaks lasta ja seekord nüüd me läheme Tartu poole ja eks ma siis sunnin teda vajutama. Ütlen, et ämblikud vaja välja lasta ja mul on paar klippi vaja teha, kuidas pööre liigub. Vaatame, mis reaktsioon on siis. Siis on hea põhjus filmida ka. Vajutsid põhja kõik? Ei vajuta. Mis põhja vajutad? Oi, sorry. Ma ei saanud aru. Pidi kiirendama, põhja vajutama, torud tühjaks laskma nagu ämblikud Ma ei välja. saanud seda aru. Ma mõtlesin lihtsalt kiirendama nagu selles mõttes, et sa tahtsid lihtsalt näha, kuidas see nagu kerkib. Millal sa viimati autol gaasi põhja vajutasid? Ikka aeg-ajalt vajutan. Aga viimati? Ma arvan, et siis kui ma muus käisin. Siis kui ma mööda sõitu võin, siis ma teen kiiresti. Normaalne. Ja siia bussi peatus seisma. Käisidki, jah? Ma ütlesin, et sa käisid. No ja sa ei saa mitte midagi aru. Nii hästi on tuunitud, nii sujuv on, et mitte midagi ei saa. Ma teadsin kohe, sest see oli nii salapärase näoga. Palju ma juurde sain siis, oota. Korralikult tuli juurde. Aga mul pidi olema 110, mul oli enne juba kaotsi läinud. Jah, sul on 300 000 sõitud auto. Mida? 30 prossa said juurde ja sa isegi ei saa aru sellest. Ei, no ma ütlesin, et vaata, kui me sealt lossi eest hakkasime minema, et väga hästi liigub, sa ütlesid, et mul on aeglane auto. Jumal hästi liikus. Sellised lood, siis ta oli enne ka kiire, nii et täitsa tühi töö ja vaev kõik. Pärast videos näed pärast nii palju vaeva pidi nägema, nii paljud inimesed. Ja siis ta oli enne ka kiire. Sellepärast mul oligi paak tühina. Jah. Lihtsalt tünatama. Jah. No ma ei tea, mitmes päev see on nüüd. Mari on saanud siin Tartu vahel ka meile ringi sõita ja mis sind on siis, kui sa nüüd tead? Kui ma nüüd tean, siis ma oskan rohkem tähelepanu pöörata. Yeah. Ma kusjuures tegelikult eelmisel nädalal linna vahel nagu foori tagant ära minnes, sa kohe tunned, kuidas auto nagu tõmbab või, aga ma nagu ei mõelnud. Selle nimi ongi vääne, tork, alt, et ta läheb. Ma ei mõelnud nagu üldse, et selles mõttes, et tal on jõudu juures selles, minu meelest oli enne ka irk, aga nagu see oli nagu kuidagi siuke, et ma mõtlesin, et okei, et vaata, kui keegi kõrval istub, et siis nagu tahad ikkagi ju sujuvalt minna, aga vahepeal ta lihtsalt teeb nagu ups, juba hüppab nagu, et see on päris äge. Aga hääled on ikka päris head. No eks nüüd tuleb bucketlisti see sumps panna, jah? Ja palun, jõulud on tulemas. Kuule, see ongi ja mul on jõuluvana listis. See ongi ju vara ja see jõulukink. Mis on nüüd hakkad sumpsi? Akrovovitsat hakkame siin ostma veel. Tead, palju see maksab või? Rohkem kui see auto, see ei ole väärt, see praegu ei jõudu maha juba. Seda küll, jah. Suss käib alla ringi vahepeal ikka juba. Jah, võt siuksed seiklused siis, et Mari on ikkagi õnnelik. Väga õnnelik. Jah, aitäh reistunnile ja kasutage koodi ajupesu siis, vampiiri ajupesu. Ja saate enda naisele ka teha või elukaaslasele üllatuse. Kelle neid šokolaade ja roose ikka vaja on? Ei, peaasi, et auto head häält teeb. Siis on naised õnnelikud.